suur tänu. nii hakkas rekordima ka. suur tänu sulle, Merili, ja tere õhtust meie poolt. tore on näha, et olete võtnud oma tööpäeva õhtust aega ja tulnud meiega siia siis mõtteid põrgatama. Alustuseks siis väikene tutvustus võib-olla meie poolt, et kes meie oleme. Kaidi, alustad? ja tere ka minu poolt. Mina siis Kaidi Õismets, töötan Haabneme koolis matemaatikaõpetajana ja tegelikult olen õppinud klassiõpetajaks ja matemaatikaõpetajaks, nii et ma alustasin siin hoopis klassiõpetajana ja siis nüüd jätkasin oma teekonda siin siis matemaatikaõpetajana. ja minu kohta veel võib-olla nii palju, et mulle väga meeldib käsitööd teha, mulle meeldib eriti just keraamika, et ma käin hästi tihti keraamikaringis ja mulle väga meeldib sporti teha, et ma alati arvan endast kui pigem sellisest sportlikust inimesest, et mulle väga meeldib jooksmas käia, matkamas käia, igasugu rühmatrennides, et ma jah, sihuke natukene eraelu ka siia sisse. ja Kaidiga võib-olla natukene sarnane, et mina ka sportlik ja Kaidiga oleme nii mõneski Stuudio X-i treeningus kohtunud koos. aga mina siis Sandra Tigane ja igapäevaselt töötan siis Emili koolis. klassiõpetaja olen hetkel teise klassi õpetaja, aga lisaks siis veel ka annan inglise keele tunde ja siis veel ka nii-öelda oma sellist südameasja, et tantsutunde ka. ja siis võib-olla veel, mis minu puhul lisaks, et miks see tänane teema ka mind kõnetab, on see, et siis tegelen ka veel Emili koolis sotsiaalmeedia poolega ka. jah, ja siis võib-olla ka nendest hobidest siis, et ikka tänapäeval moes padelit meeldib mängida viimasel ajal hästi palju ja jõuan ka siis rühmatreeningutesse ja loodusesse matkama, et see mulle samuti väga meeldib. aga kuna meid on siin üks paras hulk kogunenud, siis ja me tahame sellist mõnusat õhkkonda, siis võib-olla alustuseks julgustakski, et kui keegi veel julgeb ja on soovi, siis väga ootame, et te kaameraga liituksite, et mõnda nägu on näha, seda on hästi tore alati, et klassiruumis ka on nii tore just see, kui sa näed seda ehedat emotsiooni. ja siis, et natukene meie ka teaksime võib-olla, et mis suunas siis tüürida, sest meil on küll plaan paigas, aga see tänane nii-öelda siis õhtu meil natukene kujuneb ka teie järgi, ehk siis mida teie arvate ja räägite, nii et väikene esimene ülesanne oleks teile siis kõigepealt otsida üles see chati ikoon, teil peaks see vist all riba peal kenasti olema ja kirjutada siis chati ka siis, et mis koolist, kui te olete üldse koolis tööl, võib-olla on ka üldse mõnest teisest asutusest haridustöötaja või lihtsalt huviline siin, et kus te töötate ja mis ametit siis te peate, et see täpne amet siis tähendab seda, no kas te olete klassiõpetaja või ma ei tea, olete hoopis logopeed või mis iganes. ja kuna meie oleme ka siin natukene oma hobisid avanud, siis inimene ikka defineerib ennast natukene läbi selle, mida ta armastab ja teeb, nii et lisage enda kohta ka üks väike hobi, et siis saame natukene teiega ka tuttavaks. kui keegi julgeb ka võib-olla suuliselt öelda, siis see on ka, oleme sellele ka väga avatud, nii et nii, ma juba näen, mul tuli punane linnuke. ja et meil on siin Merili, et projektijuht juba tutvustas, meil on siin Tõrvandi koolist asendusõpetaja. kas tuleb veel mingeid vastuseid? nii, Pae gümnaasiumi põhikooliõpetaja, ohoo, Haabneme kool, klassiõpetaja kolleeg on siia ära sattunud. väga tore. õpitakse alles klassiõpetajaks ja ka Jõuksi hunt. Rocca al Mare koolist klassiõpetaja, lasteaiast lasteaiaõpetaja. nii, Tage vastas siin väga pikalt, ei saagi päris täpselt aru, kas tõesti on nii palju ameteid.
nii, ka Kristiina siin mulle näiteks meeldib see, klassiõpetaja, matemaatikaõpetaja. mulle meeldib see väga värske aednik, ma vist võin ka enda kohta selle öelda, sest mul on see on nii tore, väga värske aednik. nii, just, ja Tage kommenteerib, et tal on tõesti 3 ametit korraga, nii et. väga lahe, nii nii. tore on ka nii, et on meil tudengid kohal, kes Just. alles õpivad ja juba uudistavad, et mida veel lisaks teha õpetajamaastikule, et see on nii tore. selles mõttes, et Kaidi, millal sina üldse sotsiaalmeedia seda tegemist alustasid, kas sa olid ju koolis tööl või sa veel õppisid? Ei, ma olin juba koolis tööl, aga mul on selles mõttes, need on nii või naa mul hästi põimitud, sest et ma juba tulin nii või naa kooli tööle, kui ma ju alles õppisin. aga ma tegin oma Instagrami konto aastal 2020. Covid jah, ajal. aga siis ma olin tegelikult juba lõpetanud. Siis ma olin täpselt samal aastal, ma lõpetasin ülikooli ka, nii et jah, aga see idee minus oli juba ikkagi tunduvalt varem, et isegi seal ülikooli ajal, et ma lihtsalt ei julgenud varem teha seda. vot kusjuures mina tegin oma ülikooli viimasel aastal selle, aga ma siis ise ka töötasin paralleelselt, nii et minul on alati nii tore, kui tudengid tulevad juba nende õpetaja valdkonna koolitustele, kasutavad ära seda, eriti kui saab tasuta. et väga-väga suur kiitus. nii, ja Kristiin on ka veel kirjutanud, et kus ta vaatab gümnaasiumist. nii põnev punt on koos igal juhul, selle üle on hea meel. nii, aga me aga oleme kusjuures väga tore on nüüd näha siin, et kui enne nimede järgi ei saanud aru, et on tuttavaid nimesid, siis nüüd tegelikult kirjelduste järgi juba sai veel natukene juba sotti, nii et tervitused siit veel Kristiinile ja Simonale, kelle ma siit ära tundsin. nii väga vahva. aga meie siis, mis meil täna saama siin hakkab? ma loodan, et kõik on siis seda kirjeldust ikkagi lugenud enne kui nad ühinesid. aga täna me siis kõigepealt uurime ja puurime, et miks üldse siis võiks seda sotsiaalmeediat teha ja kas üldse, äkki võiks kõigepealt üldse seda küsida, et kas üldse peaks, on ju. ja kui juba siis seda teha, et siis mis on need meie kogemused, on ju, mis on siis see kasulik ja mis on võib-olla ka hirmutav. ja täna siis võib-olla väike selline palve ka, et püüdke hästi kaasatud olla ja meil on ka natukene minule, Kaidile kohaselt siis sihuke mänguline kaasahaarav pool ka teile välja mõeldud, nii et julgelt kaasa siis tegutseda. väike võib-olla siis selline sissejuhatus ka selline, kuna me oleme Kaidiga natukene ka seal haridusmentorite paadis, et siis mis võiks teid täna siis toetada ja et kui head mõtted tulevad, kuulete häid ideid või mingi konkreetne lause, et vot selle peab meelde jätma, et siis kellel on paber kõrval, aga kellel veel ei ole, et siis võite enda märkmikku haarata ja keda aitab siis skeemide joonistamine või mõttekaartide joonistamine või siis hoopis pange oma küsimused kirja. küsimustele me oleme ka avatud kogu selle siis vestluse jooksul, et kohe, kui küsimus tekib, püüame märgata, võite ka suuliselt kohe märku anda meile ja siis, et muidu võib pärast tekkida see, et ununeb see küsimus ära või ei ole enam nii aktuaalne, nii et julgelt võite kaasa mõelda. ja siis lõpetuseks võib-olla, kuidas kinnistada, on ju, et mina olen ise ka suur koolituste fänn, et siis mulle meeldib vahepeal ka seda kokkuvõtet sotsiaalmeediasse proovida teha või siis helistate sõbrale ja räägite ümber, et toredad sellised soovitused ka teile veel tänaseks. nii, aga Kaidi, juhata sina sisse siis see järgmine osa. ja et nüüd me tahaksime üldse teada teie arvamust, et kindlasti kõigil on hästi palju erinevat arvamust sellel teemal, et kas see sotsiaalmeedia kasutamine üldse on õpetajale kuidagi kasulik ja selle jaoks, et teie siis
vastuseid teada saada, oleme me teinud ühe sellise polli, kuhu sa saad sisse QR-koodiga ja ma tegelikult kohe kopeerin teile siia vestlusesse lingi ka, et kui keegi ei saa võib-olla kohe telefoniga ligi või või oledki äkki hoopis telefoniga sees siin, et siis sul on natukene mugavam. Nii et sulle ilmub sinna seesama väide ja siis te saate siit 5 palli süsteemis siis vastata, et kui nõus te selle väitega olete. ja te peaksite tegelikult kohe teiste vastuseid ka nägema, et siis on selline huvitav statistika jookseb meil sealt siis välja ühesõnaga. Mhm. Nii, väga hästi. No praegu 67% vastanutest ütleb, et on siis väga nõus, et on 5 palli pannud ja 33%, no nüüd 36 on siis 4 peale selle pannud. nii. Kaidi, ma vastan ise ka võib-olla. ja absoluutselt, muidugi. nii, ahaa, 4-5, okei, väga lahe. selles mõttes on tore näha, et mulle meeldib, et te olete ikkagi positiivselt häälestatud ja et te olete siia ikkagi tulnud selle mõttega, et see on kasulik või pigem on kasulik, et see on väga tore. praegu mulle näitab, et on 15 on vastanud ja meid ongi minu arust, nüüd on juba natukene rohkem meid, et sa võid võib-olla Sandra siit isegi edasi praegu minna, sest et see link on tegelikult ka, et kes veel tahab, et siis on võimalik seda vastata. nii, nüüd on järgimine juba. jaa, Sandrale meeldis 2 väga intrigeerivat lauset siia kohe panna. et teine on see, et kasutamine on õpetajale kindlasti vajalik. et kui eelmine oli, et on kasulik, siis et kas ta on ka kindlasti vajalik ja samamoodi ma kohe nobedasti panen teile siia selle lingi ka. nii, et kui keegi tahab siit hoopis lingiga minna. nüüd tulevad juba natuke teistsugused vastused, mulle meeldib. Mhm. Oo, väga hea, isegi ühte tuli. Mhm. väga hästi. andke ka kindlasti märku, kui kellelgi mingi mure on, ma ei tea, ka tehniline probleem või midagi, äkki me saame suunata või aidata, et kui keegi ei ole mingil põhjusel saanud vastama minna, et muidu me Kaidiga jah, lihtsalt ei tea, et enamus paistab, et toimib kenasti. siin on tõesti mulle juba see statistika meeldib juba selles mõttes, on, läheb nagu natukene juba põnevamaks, et siin juba jah, et pigem on sihuke jah, 3-4 palli on sihuke kõige populaarsem seal 35% ise juures. Kaidi paneksid. kusjuures ma ise panin ka 3. ma panin ka 3. ja, ja väga et lahe. ja väga hea, aga aitäh teile selle väikese mõttevahetuse eest, nii et võin natukene siis edasi panna. nüüd on järgmine küsimus teile. mis kasu võiks õpetaja sotsiaalmeedia kasutamisest saada? ehk siis enne, kui me lähme ise teile kõiki neid kasutegureid ütlema, on ju, nii nagu õpetajatel mõnikord on, et tahaks kohe aitama asuda ja kohe probleemi ja mure ära lahendada, siis anname kõigepealt õppijatele väikse võimaluse ise kaasa rääkida ja mõelda, mis te siis ise arvate ja kellel juba seal võib-olla on kas idee alge, et seda teha või on hoopis juba ka päris kogemus, on ju, või üldse olete näiteks vastu, eks ole, et siis mis kasu võiks see saada ja nii tore oleks, kui keegi julgeks ka suuliselt meile öelda, aga vabalt võite ka siis chati kirjutada, et anname nüüd natukene teile aega. nii, väga hea siin Kristina jagab, et jagamine ja kolleegide tegemiste jälgimine tekitab endalgi parema enesetunde. Mari-Liis siin kirjutab, et uusi mõtteid saada ja jagada oma muresid ja rõõme. see on tõesti väga hea, et Anna-Liisa kirjutab, et ideede saamine, sotsiaalne tugi, koostöö tegemine, motivatsiooni saamine, eneseareng.
ja läbipõlemise vastu ja lisab veel siin Kristina. Simona kirjutab, et lihtsalt sotsiaalmeedia kasutajana saab kindlasti palju uusi ideid ja ka lihtsalt end noortemaailmaga kursis hoida, mis on ka väga hea, et tõesti, et sa võib-olla isegi ise ei pea seal nii aktiivselt just õpetaja rollis olema, aga et sa saad just seda noorte sisekaemust sealt võib-olla siis rohkem. nii, Merili kirjutab, et ameti nähtavus aitab kindlasti kaasa selle väärtustamisele ühiskonnas. absoluutselt. sellele ma pean kohe südame panema. ja Tage on siin, et inspiratsiooni ja ideede saamine, õlg õla kõrval tunne mm. -hmm. Kristiina kirjutab, et enda tööst vahvate asjade jagamine annab teistele inspiratsiooni ja loob mõistmist ja aitab ka õpetajaametit esile tuua ja populariseerida. ma võib-olla ütleks seda, et kui sa seda sisu jagad, siis sa ju teed selle endale veel rohkem selgemaks või mõtestad enda jaoks ka rohkem läbi, ehk et läbi selle jagamise sa saad iseenda sisust veel rohkem teadlikumaks või sellest, mida sa tahad välja anda ja see aitab sul tööle palju kaasa. suur tänu, Kristina, see on ülihea mõte. väga äge, aitäh, et sa jagasid seda. nii, aga mulle tundub, et me vist võime siit vaikselt edasi minna ja oma lugude juurde, Sandra. ja just, ma ei tea isegi, ma lükkan seda mikrofoni sisse-välja, et ma ei tea, kui palju see kajab, aga igal juhul te olete ülihästi kaasa mõelnud ja võib-olla isegi natukene meie mõtteid lugenud, mis meil Kaidiga ka on, aga meie siis toome välja just meie need miks kohad, et miks seda, et miks meie oleme siis otsustanud seda teha ja endiselt teeme, eks ole. et võib-olla ja üks asi, mis ideede talletamise kohta on ju, et üks osa ongi see võib-olla, mida me teistega on ju saame jagada, aga see lõppkokkuvõttes inimene tahab ikkagi iseendale ka mingit kasu saada, on ju, et see, et selline isikliku blogi tunne on tõesti minul, et ma olen siia ühe pildi ka pannud enda siis nendest highlights idest, mis mina alati nagu salvestan kõik story'd, mis ma teen, ma salvestan ära endale. et võib-olla esialgu mul oli ka selline, et ma võib-olla nii teadlikult ei kategoriseerinud neid, sest et siis mul võib-olla ei olnud ka nii palju neid story sid, aga et ajapikku on neid rohkem, et nüüd ma olen väga nagu püüdnud neid pealkirju ka panna selliselt, et ma ise tagasi minnes kohe saan minna siis vajaliku pealkirja juurde ja leida, et noh, näiteks on mul siin see lugemine on ju, et mul on hästi palju toredaid lugemise ideid salvestatud, nii et õpetajana sul ju noh, kogu aeg tegelikult midagi uut, uued ideed, klassiõpetajana uus õpisisu iga aasta, eks ole, palju erinevaid aineid, et asjad kipuvad meelest ajapikku ära minema. et siis on hea tagasi minna selle juurde, et ma tegin seda, ahaa, ja seda võiks uuesti teha, onju. või siis siin on mul ka siis mängud ja eks ole, meie projektid, et projekti seda highlight'i ma olen kusjuures isegi meie kooli uutel õpetajatel soovitanud vaadata, et kui tulid uued esimese klassi õpetajad küsima, kuidas te seda tegite, ma ei mäleta enam, aga lähme vaatame mu sellest blogist on ju järgi ja siis niimoodi ja näe nii ja kohe sai nagu selge pildi ette, et see isikliku blogi ja ideede salvestamise koht on minu jaoks nagu väga suure väärtusega. et kui mina ka nagu klassiõpetajana alustasin, et siis ma tean, et varem oli hästi mitmetel õpetajatel oligi nagu veebilehena see blogi, aga tänapäeval noh, siis ongi see selliseks, võib-olla see Instagram on viinud ta sellisesse lihtsamasse formaati, kus teda salvestada. sul on ka Kaidi siia üks tore pilt pandud, kas sa kommenteerid seda ka? ja et nii nagu tegelikult siit vestlusest juba välja tuli ja Sandraga välja tõi, et ongi see ideede salvestamise koht, et mul on ka tegelikult päris tihti nõnda, et ma mäletan, et ma kasutasin mingit veebilehte või mingit mängu ma nagu tegin kellegagi ja siis on nagu nii hea kohe minna, et ma lähen ajas tagasi, tean, et see klass oli siis mul 5. klassis, scroll in tagasi oma seal lehe peal ja siis leian selle kas mingi toreda mängu ülesse või vahest mul on see, et ma jagan mingit head nippi
ja siis tihtipeale ma unustan nagu, neid asju on lihtsalt nii palju, et mul ei jää endale ka kõik need lehed tihtipeale meelde, et siis on samamoodi nii hea minna, et ma tean, et ma olen seda jaganud, lähen otsin selle postituse üles ja siis tegelikult on see asi mul kohe juba olemas. Ja tegelikult ka seesama, see isiklik blogi, et mina ka alustasin lastega sedasama niisugust tavapärast WordPressi blogi laadset toodet kunagi ja tegelikult see on, siiamaani eksisteerib ja ma lisan sinna nende jaoks mingeid asju, aga ta ei ole ikkagi minu jaoks väga käepärane ja mugav ei olnud. Et see ikkagi sinna üleslaadimine ja selle nagu blogi kokkupanek ei olnud üldse nagu võrreldav sellega, mis on see Instagram. et siis ka kuidagi nüüd rohkem on see kolinud mul sinna Instagrami ja minu kõige vaadatum, mis ma ise väga tihti vaatamas käin omaenda highlights'i ühte story't on ka seesama Padise story, kus me õpilastega käisime, see oli sihuke nagu seikluspark, aga seal on niisugune siis koostöine, nad peavad siis selle läbima sealt ja mul kuidagi lihtsalt need mälestused on nii siirad ja nii head sellest, et siis ma siiamaani käin ja vaatan sedasama story't endale ja mõtlen, et oh, kui vägev oli, et nii tore, et nagu ongi endal ka heldimusega nagu mõtted, et issand, et on ikka nagu, mul on ikka nii hea klass ja nii äge on ikka, et kuidagi jah, see enda jaoks see emotsiooni tekitamine juba on nii tore ja ma väga loodan seda emotsiooni niisuguste asjadega ka teistele edasi anda. nii, aga võime siis edasi vaikselt minna. nii, mis siis veel on see meie miks, et see, mis teie poolt ka juba välja toodud, ongi see toetus ja siis ideede põrgatamine, et üks asi on see, et me ise Kaidiga võib-olla ongi siin, et see mäng või mingi idee või ma ei tea, mingi tunni sisu, aga tegelikkuses hästi palju saame ka tagasi. Et minul on küll olnud ma ei tea, ma jagan mingit mängu või nippi ja siis kas kommentaariumis või siis story dele vastatakse, et kuule, aga ma olen seda niimoodi teinud või "Oh, nii saaks ka seda teha ja siis sa saad ise ka sealt noh, väga palju tagasi seda infot, mida kohe tegelikkuses ära kasutada ja rakendada ja võib-olla see õlg õla kõrval ka, minu arust keegi kirjutas teid see tunne, et noh, mina olen ka teinud siis neid küsimuse ja vastuse story sid siis või story jadasid siis ja nii tore on, kui inimesed tõesti avameelselt kirjutavad seal oma murest, on ju, siis mina võib-olla annan seal oma idee, võib-olla keegi veel teine on ju kommenteerib seal ja et siis saada seda tunnet, et ma olen nagu kuulatud ja samas nagu koos ühiselt kaasa mõelda mingites rõõmu või murekohtades, et see on minu jaoks ka nagu hästi inspireeriv alati. ja just see mulle alati meeldib öelda, et isegi kui on kuskilt õpetaja kellestki kuskilt teisest koolist, et siis ikka kõik on alati kolleegid. Ja see ongi kuidagi nii tore, et kui muidu nagu nende kolleegidega väga võib-olla ei suhtlegi või ei puutu kokkugi, et siis Instagram on nagu see üks koht, kus kuidagi on nagu võimalik kokku saada ja mul ongi nagu olnud väga suur rõõm tutvuda nii paljude erinevate inimestega, et näiteks kasvõi see üks näide, mis seal ka on, et kui ma uurisingi pikemate ainetundide ja hilisema koolipäeva alguse kohta, siis ma sain nii palju uusi kontakte, nii palju uusi koole, nii palju erinevaid perspektiive sellest, et ja neid nägemusi, et selles mõttes on nagu hästi tore, et ma sain nii paljude erinevate inimestega seda arutleda ja ma sain ka tegelikult koolijuhile edasi anda mingeid kontakte, et vot ma tean, et seal koolis toimib see, seal koolis toimib see ja et tegelikult on ka see, et ainult mina ei õpi sellest, vaid tegelikult ka koolid saavad üksteiselt õppida, et selline tore, tore näide siia juurde veel. see on tõesti mega tore näide, minu arust see meie järgmine slaid läheb rohkem kokku sellega, et võib-olla jah, mis veel on nagu nii tore. ma ei tea, sinu näide oli nii ideaalne praegu, Kaidi, et need uued tutvused ja meie oleme ka Kaidiga ju läbi Instagrami tegelikkuses kohtunud ja tegelikult ka meie haridusmentorite punt on rohkem just läbi selle sotsiaalmeedia kokku saanud, et ma arvan tõesti see suur suhtlusring, mis tekib, on ju,
ja täpselt see, et kuule, ma kuulsin seda ka, et seal veel tehakse niimoodi, on ju, et meie tegelikult ju õpetajana sa soovid ikka areneda pidevalt ja pakkuda seda parimat kogemust oma õpilastele või lapsevanematele ja panustada oma kooli, et siis see sotsiaalmeedia tegemise võlu ongi minu arust seisneb just nendes inimestes ka ja need ägedad pakkumised ja projektid ka, et meil on niisugune tore pilt Kaidiga, kuidas meid eelmine aasta siis Tallinna Ülikool kutsus televisiooni rääkima ka sellest, mida ja miks me teeme ja see oli, ma arvan, küll kustumatu mälestus, on ju, Kaidi? jah. ja olen täitsa nõus, et selles mõttes neid pakkumisi on ja igasugu erinevaid tulnud, et see ongi hästi tore, et olla nagu pildis ja võib-olla tegelikult ma usungi, et neid õpetajaid ju, kelleni võiks need pakkumised jõuda, et neid on nii palju siin Eestimaa peal, aga tegelikult ongi see, et nad ongi kuskil omaette võib-olla ja siis sa ei jõuagi nendeni, sest et sa võib-olla ei teagi, et kuskil nii äge õpetaja on, et juba see on nagu tõesti üks põhjus, miks võiks kuskil eksisteerida niimoodi ikkagi oma nime ja näoga õpetaja nime all, et just neid ägedaid pakkumisi endale saada ja igasugu projekte, et küll on ju ühendust võtnud, ongi Tallinna Ülikool või kuskile esinema veel kutsutud või siis igasugused mingite mängude promod või midagi, et Sandra siin just ju tegi ka ju ühte loosimist, et selles mõttes on nagu toredaid pakkumisi on palju. jaa. nii, ma vaatan korra, mis edasi tuleb. ahaa, siia me panimegi Kaidiga oma selle haridusmentorite pundi pildi ka, et võiks küll öelda, et need inimesed, kes meie ellu on tulnud läbi selle sotsiaalmeedia, on küll hindamatu väärtusega ja nii inspireerivad ja sunnivad edasi arenema, ütleme niimoodi kogu aeg värske olema oma asjades ja tegemistes. nii, aga me oleme nüüd rääkinud küll juba päris palju ja tegelikkuses teie ideed olid ka ülitoredad, aga nüüd paneme jälle teid tööle et ise oma pärast pikka tööpäeva oma häält natuke puhata nii, saate avada, Kaidi lisad selle lingi ka jälle igaks juhuks, on ju. nii, aga teie tegutsete siis, kas on teil mingeid hirme? sotsiaalmeedia kasutamine hirmutab mind, proovige nii, hinnata. panin selle lingi ka sinna chati. Siis on see, et seal jälle saate tegelikult praegu ainult viiepallisüsteemis vastata, et kuidas tunne on ja tegelikult siis kohe saategi natukene pikemalt ka jälle selle rääkida sellel teemal, korra peatume, et mis need hirmud on ja kas teil on mingeid hirme, enne kui meie enda omadest jälle räägime et kuidas praegu tunne on nii, ja siin ka praegu juba 15 on vastanud ja jah, pigem on selline me muidugi ei leppinud kokku, ma loodan, et kõik said ühtemoodi aru, et mida kõrgem on siis see hinne, et seda rohkem hirmutab. Said ka, Sandra, ikka nii aru, jah? Ma loodan, et teised mõtlevad samamoodi, et sain praegu niimoodi aru, et keegi ei pahandanud meiega aga ja, et noh, 5 on siis see, et mul on väga palju hirme, on ju, ja see väga jah, hirmutab mind. 1 on see, et üldse ei hirmuta mul just. on ülipositiivne, et ma näen 32% ongi 1 pannud, väga ei ole Mhm, hirm. See on mhm. ülitore. ja see on tõesti väga head näitajad siit, ma ütleks. ja praegu on 19 vastanud, ma ei tea, kas me vist võime ma edasi. arvan, et võib edasi minna jah, et siit. nii, ja nüüd jälle teie arvamust, mis need hirmud siis võivad olla, mis võib õpetajat sotsiaalmeedia kasutamisel hirmutada? nii väga julgustaks kedagi ikkagi ütlema ka oma häälega, enne oli üks julge, nii suur kiitus aga ootame teie vastuseid ka chati siis. Ennast avades teed end haavatavaks ja et võid kriitikat saada tõesti. kriitika ja kriitika ja sealhulgas kadedusest tulenev kriitika lisab veel Kristiina, et see on ka hea tähelepanek. mm. -hmm.
lapsevanemate tagasiside, õpilaste privaatsus ja turvalisus ja tehniline külg et helisisabet tuleb olla aktiivne pidevalt, kuigi see jah, võiks olla, aga kas just siis peab? et mul on endal küll väga tihti siukseid olukordi, kus kaod nagu mutimulla auku päris pikaks ajaks, et kui ongi oma sama. prioriteedid teised, et siis pole midagi teha. ahah, puudub enesekindlus vähene kogemus nii, aga ma arvan, et me äkki võime siit ka praegu vaikselt edasi minna. Ka sinna oma hirmude juurde võib-olla natukene jagada. vaatan natuke kella ka jah, just, et ongi mina näiteks, minu siis see suur hirm oligi just see, et kust alustada ja et kas üldse alustada, sest et nagu ma ütlesin ka, siis mina tegin oma konto aastal 2020 ja olen väga sellise nagu rollercoaster on olnud, et ma olen seal olnud aktiivsem, vähem aktiivsem, vahepeal on niisugune natukene võib-olla surnud rohkem ja tegelikult, mis see hirm oli ka see, et kuna siis too hetk veel ei olnud väga palju siis õpetajaid, kellel oleks Instagrami konto ja siis kuidagi tunduski, et ah, mille jaoks mina seda teen ja kes see mind vaatab ja tunduski võib-olla niisugune natukene nagu mingi kekutamisega aga just oligi, et enda jaoks ju enamasti ikkagi tahtsin seda ka teha ja tahtsingi kuidagi, et need ideed, mis mul on, et ma tundsin, et mul on nagu pakkuda midagi, ma tahaks, et need jõuaksid võib-olla ka minu klassiruumist väljapoole rohkem. no. Sorry, ma vaatasin korraks. nii, tahad sa siin võib-olla, Sandra, natukene täiendada midagi? Ja ma vaatasin korraks, kas tuli mingid eraldised, aga jah, võib-olla Kaidil oli ka see, et kust nagu alustada, minul oli rohkem selline võib-olla rohkem selline nagu oh, hops pauguga peale, mul on igav, hakkan tegema ja, ja võib-olla selline enda nagu isiklik soov ka rohkem öelda ja siit võib-olla see nagu teine hirm, mis te ise ka välja tulite, et see nagu kriitika pool, et noh, et minul ongi võib-olla olnud hirm see, et kui ma mingeid asju nagu ütlen, noh, näiteks ma võtsin ka selle õpetajate palga teemal hästi nagu jõuliselt sõna, eks ole, mingi hetk oma story des, et mis nagu vastukaja sealt tuleb, onju aga ausalt öelda ma pean ütlema, et inimesed nagu Instagramis on ikkagi pigem nagu positiivsed ja pigem on olnud see, et lisatakse nagu oma arvamust juurde, mitte ei ole nagu niimoodi, et sinu arvamus on vale või nii. et aga jah, minu jaoks on jah, kui palju öelda, mida öelda üldse on ju ja noh, näiteks ka, eks ole, kui mingitel võib-olla ongi mingitel kriitilistel teemadel, siin ma tegin mingi ka, et õpetajasaladused näiteks on ju, et kui palju kommenteerida mingeid asju, kas nagu heaks kiita, mingi maha laita on ju ja nii edasi, et eks ikka nagu iga selline asi, mis sa postitad, sa nagu mõtled selle ikkagi läbi ja see on kohati hirmutav. aga jah, võib-olla ma ütlekski, et Instagramis nagu pigem see õpetajate kogukond, mulle tundubki, et õpetajad on ikkagi nagu haritud inimesed on ju ja et samamoodi oma vastustes nad väga mõtlevad läbi, mida või kuidas nad nagu arvavad. aga ma arvan, et see on nagu kohati ka selline endale selline paksu naha nagu kasvatamine ka. et väga tore, kui sul on teine arvamus või ma ei tea, tunnistadagi seda, et ma ei tea, minu arvamus on muutunud näiteks ajas või mis iganes, onju ja see on kõik just seotud selle, kas ma olen ebakindel või enesekindel, kas ma suudan oma vigu tunnistada või mitte. aga mina näiteks ka postitan videosid ju Tiktoki ja ma tean, Kaidi vist seda ei tee, aga mina noh, Tiktoki ma panengi põhimõtteliselt rohkem sellist nagu noh, niisugust fun'i, mitte seal ma ei tekita mingi suurt arutelu, aga seal ma küll suhteliselt kiiresti lülitasin nagu kommentaariumid välja, sellepärast
et esiteks seal on väga palju alaealisi, kellel on, kes võib-olla väga ei taju, mida nad ütlevad ja palju inimesi, kellel on olnud näiteks koolist omal ajal mingi negatiivne kogemus ja selle tõttu neil on mingi kujundatud arvamus kõikide õpetajate kohta, et kõik õpetajad on sellised, kõik koolid on sellised, on ju, et võib-olla nagu jääb selliseks natukene üksluiseks arvamuseks ja sealt nagu küll öeldi päris purakaid asju, ütleme niimoodi, aga see oligi selline, et jällegi nagu mõtled selles hetkes, et see on selle nagu see on selle inimese probleem, mina tean, kes ma olen, ma tean, mille eest ma seisan, et ja siis pühid selle lihtsalt niimoodi ära ja lähed oma eluga edasi, et jah, aga jah, võib-olla selline hirm on alati nagu tagataustal, et kes nüüd seda vaatab ja ja kas keegi kuhugi selle edasi saadab ja nii edasi. aga ma arvan, et ajapikku saab sellest nii-öelda üle ka. mul on selline tunne või vähemalt mina olen nagu võtnud rahulikumalt järjest. ja eks ta tuleb ja ajapikku, et üldse see, et seal oma nagu näo ja pildiga olla ja ise nagu rääkida, et eks seal ka nagu suur julgus, et kindlasti mõne jaoks on see natukene lihtsam, teise jaoks natukene keerulisem, et siis tulebki leida nagu ähm, oma nagu see tasakaal selles, et mida ja kuidas siis teha. Ja kui mina vaatasin ka, mis teie ise kirjutasite, eks ole, see kriitika sealhulgas nagu see kadedusest tulenev kriitika, siis ongi see, et mida mina inimesena selle kriitikaga teen, et kui ma hakkan nagu mõtlema, ahah, okei okay,, kas ma võtan seda nagu kui tagasisidet või kui tema arvamust, on ju, ja analüüsin seda niimoodi ja ma ei võta seda isiklikult, siis sellega on nagu väga kerge toime tulla tegelikkuses kriitikaga. siis ongi see, et nagu, aitäh, ma võtangi selle nagu omaks, on ju, või et aitäh, ma siiski arvan teisiti, aga nagu lähed edasi sellega. ja jah, kes siin veel midagi ütles, et see tehniline külg, ütleks niimoodi, et see on, ma ütleks, et see on kõige lihtsamini arendatav. et lihtsalt nagu nii, minul on ka nagu ma jälgin inimesi, kes nagu räägivadki sellest, kuidas Instagrami teha ja näitavad mingi ülilihtsaid nippe või asju, ma kohe nagu katsetan järgi ja ajapikku nagu see areng on olnud nii meeletu, et kui alguses ka ma mõtlen, ma võtsin mingi 2 või 3 tundi, et teha ühte riili, siis nüüd ma olen nagu 20 minutit valmis done, et see tehniline pool tegelikult areneb nii kiiresti. ja ma vaatan, mis te veel olete siin kirjutanud, tuleb olla aktiivne pidevalt, seda me natuke kommenteerisime ka Kaidiga, et see on nii ja naa. aga selle enesekindlusest ka, et mina tunnen, et mina ei ole ka veel üldse tegelikult piisavalt enesekindel, et ma ei taha pigem nagu olla seal, et ma räägin või teen midagi, et sellist olukorda pigem on vähe, kuigi jälle nüüd hakkab juba natukene rohkem tulema. ja ka ikkagi isegi peale aastaid nagu sellist Instagrami tegemist, siis tegelikult ikkagi mingites olukordades kuidagi on nagu endal ebamugav ja päris palju tegelikult asju jääb kuidagi postitamata, et oled võib-olla enese suhtes ka liiga kriitiline, et aga eks ta kindlasti ajapikku tuleb ja oleneb palju inimesest. ja mu enda videodega on ka see, et kui ma olen näiteks nagu neid editinud, neid riile ülipalju, siis ma mitte kunagi lähen neid tagasi vaatama, siis ma olen nii kahjustatud neid, et mul on nagu endal mingi, ma ei taha rohkem kuulda nagu seda. et selles mõttes ja see enesekindlus, ma arvan, tuleb harjutamisega, ütleme niimoodi, et alguses ongi hirmutav ja alguses mõtledki neid asju rohkem üle ja mingi hetk, kui sa saad ka nagu natukene seda toetust või seda paid nii-öelda kõrvalt, siis sa saadki aru ise ka, et pole midagi hullu, onju. ja noh, kui siin ongi, ma ei tea, võimalus, eks ole, ma ei tea, kas räägid seal televisioonis või mingi podcast'is või kuskil onju, siis sul on lihtsalt selline nagu kokkuvõtmise hetk, et okei okay,, ma teen selle ära, onju, ja tegelikult pärast on hea tunne ja sul on jälle üks nagu pärlikene seal kogemuste pagasis juures ja sa juba järgmine kord tead, et see ei hirmuta sind võib-olla enam nii väga. et see minu arust see enesekindluse pool on nagu täiega harjutamise taga kinni. just, aga kuna tegelikult aeg tiksub meil juba vaikselt peale ja tahaks Viktoriale hakata ka varsti sõna andma, et siis tegelikult meil oli ka plaanis, et teie saate ka, et kui kellelgi on juba siis konto olemas, et te saate üksteisega seda jagada, et meil tekib pärast niisugune tore sõnapilvekene. et siis me näeme ka, et kes meil siin on, ma jälle panen
siia selle lingi ka, et kui keegi tahab võib-olla siit lingiga hoopis oma seda kontot jagada, et oled sa siis Instagramis, Facebookis ja kus iganes või pead hoopis isiklikku mingit toredat blogi. aga et võib-olla kellelgi on ka siia veel küsimusi, enne kui me Viktoriale siit üle anname. Võite kirjutada sinna chati, võite mikrofoni sisse panna, öelda, küsida. praegu on see võimalus, kasutage tere, kui minust räägite, siis mul küsimusi ei ole. Meil on kaks Viktoriat, nagu näen siin. ja aitäh, meil teine Viktoria ja natukene ka räägib sellest sotsiaalmeedia poolest, aga aitäh, Viktoria, kui küsimusi ei ole. aitäh, aitäh, väga huvitav. nii, aga siis mul ongi tunne, et me võime vist anda sõna edasi, et praegu jääb see link nii-öelda teil avatuks ka, et saate chatis sinna lingile ikkagi edaspidi ligi ja siis mina vist lõpetaksin selle jagamise nüüd ära ja siis saab Viktoria edasi võtta, sobib nii? Anna-Liisa siin veel jagas, et tema võib 2 kuu pärast sel teemal kõigile huvilistele jagada oma magistritööd. nii et pane siis link sinna Youtube'i pärast video alla, et huviga loeks kohe. nii, aga siis vist võin mina üle võtta, loodan, et näete kõik neid ilusti slaide. tere kõigile, mina olen Viktoria Maripuu, töötan kommunikatsiooniagentuuris Acadian ja me aitamegi erinevaid ettevõtteid erinevate meediateemadega ja sotsiaalmeedia teemal ka oleme erinevaid organisatsioone nõustanud. ja ma loodan, et te olete nüüd kõik Kaidi ja Sandra jutust hästi inspireerunud ja tahate ka ise hakata sotsiaalmeediat tegema. nii et siis ma teengi niisuguse väikse ülevaate, et kui sa nüüd oledki selles alguspunktis, et kuidas siis selle sotsiaalmeediaga alustada võiks ja mille peale peaks mõtlema. et kõigepealt esmalt tulekski läbi mõelda, et mis on see eesmärk, miks sa tahad hakata oma sotsiaalmeedia kohalolu arendama. see on tegelikult niisugune asi, kus nagu mingeid õigeid ega valesid vastuseid ei ole, et see on täiesti nagu indiviidist endast tulenev eesmärk, et sa võidki näiteks mõelda, et tahad lihtsalt inspireerida noori, et nemad läheksid ka õpetajaks õppima ühel hetkel. võib-olla lihtsalt tahad aidata kaasa valdkonna kuvandi positiivsemale nägemusele. võib-olla sa soovid luua oma mingit võrgustikku, et oleks mingeid inimesi, kellelt nõu küsida, kellega arutleda. et kõik need asjad on täiesti sobivad, kõik sõltubki lihtsalt sellest, et mis sa ise täpselt teha tahad. ja eesmärgist järgmine samm edasi on mõelda siis selle peale, et aga kes on see sihtrühm, mida sa tahad kõnetada. jällegi ei ole õigeid vastuseid, ei ole valesid vastuseid, võivadki olla mõned noored inimesed, et suunata neid näiteks siis õpetajaks õppima, võivad olla lapsevanemad, et neile seda tööd kuidagi lähemalt tutvustada, nendega paremat kontakti saada, võivad olla teised õpetajad. et jällegi kõik on nagu täiesti sellest eesmärgist sõltub. ja siis, kui on tegelikult paika pandud see, milline on su eesmärk ja kes on su sihtrühm, siis tasub välja valida sobiv kanal oma nende sõnumite edastamiseks. ja me räägime siin nüüd mõnest peamisest praegu lähemalt. eks neid kanaleid on tegelikult veel, aga võtamegi praegu ette siis Facebooki, Instagrami ja TikToki, mis on tegelikult siis sellised peamised kanalid, kus enamasti oma niisugust persooni brändi või nii luuakse. kui me räägime Facebookist, siis noh, tõenäoliselt õpilased kõik teile ütleks, et Facebooki enam mitte keegi ei kasuta ja seal ei tasu olla, aga tegelikult on Facebookil ikkagi ka oma koht täitsa täita. et ma ütleks, et Facebooki niisugune peamine funktsioon ongi võib-olla siis selline info jagamine, et hästi paljud ka brändid ja organisatsioonid ja ettevõtted ongi seal kohal tegelikult lihtsalt sellepärast, et oma infot jagada, et väga palju on Facebookis selliseid kasutajaid, kes tegelikult kasutavadki Facebooki kui oma niisugust uudiskanalit, et nad võib-olla ei lähe isegi, ma ei tea, Delfisse või Postimehe lehele uudiseid lugema, vaid nad loevad neid uudiseid siis, kui need Facebookist tulevad. ja samamoodi nad tegelikult tahavad saada erinevate brändide ja ettevõtete kohta infot just nimelt Facebookist. ja seal võib olla
ei olegi nagu ootus see, et jagataks tohutult niisugust haaravat videosisu või mis iganes, vaid pigem ongi selline info saamine, et vot siin toimub see koolitus, nüüd ma andsin seal intervjuu ja nii edasi. Ja Facebook on tegelikult ka hästi sobiv kanal selleks, et tekitada natukene ka niisuguseid arutlevamaid formaate, jagada mingit pikemat sisu. Et kui näiteks Instagram ja TikTok on niisugused pika teksti osas natukene tundlikumad, siis Facebookis tegelikult sa saad neid pikki tekste ka väga hästi jagada. Ja ta on tegelikult ka hästi hea platvorm sellise kogukonna ehitamiseks ja gruppide loomiseks. Et ilmselt ka sellest koolitusest mitmed kuulsid õpiruumi Facebooki grupi kaudu, mis tegelikult on jällegi hea näide sellest, kuidas sa saad oma kogukonna seal luua, tuua kokku sarnaste huvidega inimesed ja nende seas siis infot jagada. Ja Facebookis on siis ka väga hea niisugust sisu edasi jagada, et ongi siis kas mingi grupi sees või omaenda feed'il. Et ma ei tea, näiteks ongi siis kas see mingi meediaartikkel või sa jagad kellegi postitust edasi, paned sinna oma mõtted veel juurde. Ja samuti ka erinevate ürituste loomine, et seal saad kohe mingi ürituse luua, inimesi sinna kutsuda, üritust edasi jagada ja nii edasi. Et kelle eesmärk on niisugune infot jagada ja mingit teadlikkust tõsta, siis Facebook on tegelikult selleks väga hea kanal, aga peab siis lihtsalt arvestama jah, et kui su sihtrühm on tegelikult niisugune noorem ja õpilased, siis neid tõenäoliselt sealt kätte ei saa. Ja panin siia paar näidet ka, et noh, nagu ma ütlesingi, et hea koht, kus jagada infot erinevate ürituste osas, erinevate intervjuude osas, kus oled käinud ja nii edasi. Et lihtsalt niisugune info jagamise koht ja sealt on hea ka suunata inimesi teistele platvormidele edasi. Instagramis on nüüd Facebookiga võrreldes kindlasti palju-palju olulisem see visuaalne sisu ja sinu visuaalne kirjakeel siis nii-öelda. Et seal on erinevaid formaate, saad postitada pilte, reels'e, story'sid ja hästi suurt rolli mängib ikkagi see, et milline see visuaal on, millega sa seal pilku püüad, et seda enam, et viimasel ajal on Instagram tegelikult hästi palju niisuguseid reklaame ja asju täis läinud, et sul peab olema niisugune kaasahaarav pilt, mis kohe pilku püüab. Ja see on hästi hea platvorm selliste isiklike lugude jagamiseks, et võib-olla noh, kui sa Facebooki postitaksid mingi selle loo niisuguses pika teksti formaadis, siis see Instagramis võib-olla nii hästi ei töötaks, aga samas seal sul on näiteks võimalus postitadagi mingi reels, kus sa räägid oma mingit lugu või story'd teha sel teemal, mitme story peale ära jagada. Et tegelikult isiklike lugude jagamiseks Instagram töötab väga hästi. Ja story'd on tegelikult ka väga hea formaat, kus lihtsalt niisugust igapäevaelu jagada ja tegelikult ka väga super koht, et luua oma jälgijatega niisugust vahetut suhtlust, et ma arvan, et Kaidil ja Sandral oli siin päris mitu head näidet ka selle kohta, et tegelikult seal story des sa saadki ka näiteks teha erinevaid küsimusi-vastuseid, kus sul siis jälgijad saavadki sinu käest küsida mingeid asju. Sa saad seal teha erinevaid polle ja viktoriine, et neid kuidagi rohkem kaasata. Et seal nagu seda niisugust jälgijatega suhtlust on võib-olla veidikene parem luua kui Facebookis. Ahah, läks edasi. Ja panin siia paar näidet ka Kaidi ja Sandra Instagramist, et lihtsalt ongi üks feed'i vaade, kust on näha, et noh, tegelikult sul on vaja seal ikkagi olla mingi kaasaarva pildiga, sul on vaja ise olla seal pildis, et ikkagi inimene pildi peal töötab alati hästi, nagu näitab ka see kõige parempoolne näide siin Kaidi Instagramist. Ja samuti siis väike kuvatõmmis ka sellest, kuidas sa saad oma story des siis teha neid küsimus-vastus stiilis postitusi, et sa saad sinna panna mingi konkreetse teema, võid ka panna laiemalt, et mis iganes sulle tundub, et sinu sihtrühma võiks parajasti kõnetada. Ja siis räägime natukene ka TikTokist. Siin nüüd ka sarnaselt Instagramile on visuaalil väga oluline roll, aga ma ütleks, et siin nagu natukene rohkem sellest visuaali kvaliteedist mängib isegi rolli see, et sa nagu suudad võib-olla veidikene kastist välja mõelda ja loovalt läheneda. Jällegi sarnaselt Instagramile sa saad jagada nii pilte kui ka videosid, story'sid, aga mis on nagu võib-olla Instagramist erinev on see, et seal on tegelikult hästi oluline hoida pilku peal ka erinevatel trendidel. Et need trendid, noh, seal võib olla mõni audio, mis on siis läinud nii-öelda trendima, mida hästi paljud kasutavad, mida kasutades sul õnnestub ka ise võib-olla rohkem vaatajaid saada oma sisule. Aga need trendid võivad olla ka erinevad
siuksed formaadid, et näiteks mõned loo jutustamisformaadid või mõned siuksed challenge'id, väljakutsed, et seal on nagu oluline olla regulaarselt kohal, jälgida, mida teised teevad ja minna siis ise ka nende trendidega kaasa, et natukene nähtavust juurde saada. Ja kõige selle juures on hästi olulisel kohal huumor, et TikTok ikkagi on platvorm, mida väga paljud kasutavadki siis, kui neil on natukene igav olla ja tahavadki sealt kerget meelelahutust saada, et oma aju välja lülitada. Aga samuti on seal hästi olulisel kohal ka igasugused erinevad nipid, õpetused, soovitused, et ma tean, et paljud nooremad tegelikult Google'i asemel lähevadki TikTok'i kasutama ja nii-öelda guugeldama siis, eks ju, et kuidas mingit asja teha, et ma ise ka tegelikult olen selles täitsa süüdi, et aeg-ajalt kuskile reisile minnes, siis sa vaatad küll Google'ist ka, mis seal kirjutatakse, aga sa ikkagi lähed TikTok'i ka vaatama, et seal niisuguse oma kogemuse jagamine ükskõik mis valdkonnas siis tegelikult töötab hästi. Ja panin TikTokist ka paar näidet siia. Miks tuleb heli? Loomulikult me kanname nunnusid riideid, et ennast paremini tundma panna. Me oleme õpetajad. Loomulikult me kutsume kõiki oma õpilasi sõpradeks. Me oleme õpetajad. Loomulikult me ostame õpilastele komme ja salaja sööme need ise ära. Me oleme õpetajad. Loomulikult kutsutakse meid emaks. Me oleme õpetajad. Muidugi me torbame õpetajate tuppa, kui seal pakutakse snäkke. Me oleme õpetajad. Loomulikult me puhkame pärast, kui õpilased on ära läinud. Me oleme õpetajad. Loomulikult me sööme püsti seistes. Me oleme õpetajad. Loomulikult meil on iga asja jaoks oma kruus. Me oleme õpetajad. Ilmselgelt me kasutame kõikide oma õpilaste peal õpetaja pilku. Me oleme õpetajad. Loomulikult me teeme enne tööd, et meil oleks töö ajal tööd teha. Me oleme õpetajad. Loomulikult me räägime oma pere ja sõpradega nii, nagu nad oleksid meie õpilased. Ja see siin praegu oligi nüüd siis tegelikult näide sellest ühest trendist, mis oli nagu TikTokis mingil hetkel hästi populaarne, et seda tehtigi erinevate ametite ja asjade kohta, aga näitabki seda, et kuidas sa võtad mingi trendi ja sa kohandad seda siis enda valdkonnale ja enda jälgijatele vastavaks. Ja üks näide oli veel, kus on siis natukene niisugust huumorikasutust. Et ühesõnaga jällegi ei ole niisugust mingit ühte kindlat asja, et mis sa pead tegema. Võivad seal töötada väga hästi igasugused erinevad asjad, erinevad formaadid, pikemad videod, lühemad videod, et lihtsalt tegelikult ongi oluline proovida ja katsetada ja vaadata, mis sinu sihtrühma siis kõige paremini kõnetab ja mis neile kõige paremini peale läheb. Nii et kui vaadatagi nüüd veel siia lõppu paar soovitust, mis võiks kõlama jääda, et siis nagu sa juba mainitud ka, et see visuaalne pool on hästi oluline, et tegelikult tasub igaühel luua selline oma käekiri, et võibki olla näiteks, et sa töötled videosid või pilte mingi ühe filtriga kogu aeg või kuidagi paned neid tekstimulle sinna peale või mis iganes. Oluline on luua ka ikkagi mingit dialoogi oma jälgijatega, vastata kommentaaridele, sõnumitele, algatada diskussioone, et see tegelikult aitab ka kõik seda engagement'i tõsta. Tasub paika panna ka mingid siuksed eesmärgid, et mis tulemusteni sa tahad jõuda. Võib-olla seda on kohe alguses raske paika panna, aga siis tegelikult saadki vaadata ja testida erinevate formaatidega, et kui hästi need töötavad ja sealt siis mõelda juba edasi, et millised need eesmärgid edaspidiseks olla võiks. Ja tasub oma postitusi ka natukene ette planeerida, eks alati tuleb elu vahele ja alati nendest plaanidest ei õnnestu kinni pidada, aga tasub endale ikkagi luua mingi sihuke ajakava ja kindel postituste sagedus, et mõned platvormid on sellele postitamise sagedusele rohkem tundlikumad kui teised, aga näiteks TikToki algoritm on nagu väga sihuke sageduse tundlik, et seal jagatakse ka erinevaid nõusid, et kes ütleb, et peab postitama iga päev, kes ütleb, et peab postitama mitu korda päevas, et mingite platvormide puhul see sagedus on tegelikult hästi oluline.
ja siis on oluline kindlasti olla aus ja näidata päris asju, sealhulgas siis ka inimesi, et noh, kui me räägimegi niisugusest õpetaja persooni brändi kontekstis, et siis loomulikult iseennast näidata, aga võib-olla mingites olukordades ka oma kolleege, õpilasi, kui see lubatud on. Ja seejuures kindlasti siis võtta ka arvesse jah, seda kanali omapära ja formaati. Muuhulgas pöörata siis tähelepanu ka sellele, et mis on visuaalide suurused, et näiteks siin just on ka näide, et kuidas Instagramis vanasti olid need postitused kõik ruudukujuga, aga nüüd nad tegelikult muutsid oma seda formaati ja tahavad seal ka neid portrait stiilis pilte pigem näidata. Ja oma sisu luues tasub olla loominguline, nutikas, võib täitsa julgelt kastist välja mõelda ja proovida kuidagi loovalt asjadele läheneda, et tavaliselt siuksed lihtsad ja löövad asjad töötavad paremini kui see, et hakata mingit tohutu keerulist sisu tootma. Ja mis siin ka juba mitu korda läbi käis, et oluline on ikkagi tunda oma seda kanalit ja oma sihtrühma ja tasub olla ka järjepidev, et järjepidevus on ikkagi see, mis viib sihile, et isegi kui siin alguses tundub, et postitused üldse ei lenda ja keegi neid ei näe ja mis sellel kõigel üldse mõtet on, et siis tegelikult tasub ikkagi edasi panna ja küll need tulemused ja jälgijad ja meeldimised ja kõik ka ühel hetkel tulevad. Ja ma ei tea, kas kellelgi on äkki mingeid küsimusi? Kas ma võin kommenteerida, Viktoria? Kommenteeri, aga ma lihtsalt mõtlesin selle peale ka, et mida me natukene alguses rääkisime, et võib-olla õpetajana nagu, võib-olla sinu nagu see sisemine motivatsioon ei olegi see, et sa tahad hullult nagu endale hästi palju jälgijaid, hästi palju nagu igale poole jõuda, levida, vaid sinu nagu see mõte võibki olla see, et sa tegelikult teed enda jaoks seda nagu nii-öelda kasutad seda enda jaoks nagu info salvestamise kohta. Et võib-olla nagu, et see nagu tasakaal võib olla jah, õpetaja jaoks, et kui sul on soov, et sa tahad, ma ei tea, tehagi seda persooni brändi ja ma ei tea, tahad mingeid oma koolitusi või asju, mis iganes müüa, siis on väga oluline, et sa nagu jõuaksid teatavad arvu jälgijateni, aga on ka väga okei, kui sa ei taha seda teha, aga seda on ikkagi tore enda jaoks teha ja just see läbimõtlemise koht ja sihuke salvestamise koht ka. Ja just, et noh, nagu öeldud oligi, et sa pead panema oma selle eesmärgi paika ja siis sellest lähtuvalt tegelikult jah, saadki seada need järgmised sammud ja kui väga on vaja mingeid neid jälgimiste või meeldimiste või mis iganes eesmärke seada ja kui väga tegelikult mitte, et kõik sõltub sellest, mis su enda soov on selle sotsiaalmeediaga saavutada. Nii et väga hea kommentaar. Siis võime vist otsad kokku tõmmata või? Merili, kas sina ütled midagi lõpuks? Ja kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma arvan küll, et oleme 2 minutit võitnud. et minu poolt ka aitäh kõigile ja loodan, et saite inspiratsiooni ja lõpupraktilisi nõuandeid ka kaasa. Ja loodame, et tekib siis uusi säravaid sotsiaalmeediastaare. ja kui keegi võib-olla siin ei julgenud küsida, siis võib kirjutada meile, ma arvan, et Kaidil pole midagi selle vastu, et võtke siis meiega ise ühendust, kui midagi jäi segaseks või tahate nõu lihtsalt või mõtteid põrgatada, et võib alati meile ka otse kirjutada ja meie poolt ka, ma usun, Kaidi, et võin võtta meie poolt öelda, et suur tänu, et kaasa arutlesite ja vastasite ja mõtlesite, see oli väga tore, aitäh teile.